Tere! Täna lähme matkama. Alustame Maardu järve äärest, edasi Kostiverre ja siis vaatame, kuhu kaart viib. Keegi tark teatis rääkida, et Maardu rand pidi päris vahva olema. Kunagi mul tundus, et see on ehitusjäätmetest tehtud see rand, aga praegu tundub küll ta päris vahva olevat. Kandav arvas, et Tallinnasse on 16 kilomeetrit. Kes ei tea, kus Maardu järv on, siin on siis GPS-koordinaadid ja kaardil asukoht. Ja siin on kõik, mida siin järve ääres teha ei tohi. Sodida tegelikult ju ka ei tohi. Samast järve äärest läheb mööda Peterburi kiirtee, aga ta on enamuses nüüd viidud seina taha, nii et järve on näha ainult väikse jupina. Paistab, et siin järve ääres on täiesti võimalik ka grilli teha, aga vorste ma seekord kaasa ei võtnud, võtsin hoopis lõhesuppi. See peaks siis Maardu mõis olema siin. Mõnele objektile jõudu peab ka natuke võsast tammuma. Ei saa kohe. Kui hästi kuulata, siis lõuka alles on kohal. Ja laulab, nagu öeldakse, lõuka lööritab veel. Nii, see on siis meie järgmine peatuspaik, see on Kostivere. Sillal on ka unatud. Ja see uhke maja peaks olema siis Kostivere mõis. Ilmakaared on sootuks kaaldunud. Ja siin on natuke Kostivere silla kohta infi ka. Nii ja Kostiveres siis jätkame juba Raasiku suunal. Väike näide siis pargi ja sõida. Autod ootavad kõik porgandit, nagu opused. Aga siit Raasiku poest tean, et siit anti kunagi imehead hamburgeri. Paistab, et on ka. Ühtegi porgandit kahjuks ei tule. Pole vist porgandeline hooaeg praegu. Nii saingi Raasikult oma kohvi ja hamburgeri kätte, mis on küll minu arust maailma väiksem. Ei makst ka õnneks kuigi palju, aga maitsev on ta küll. Kohalik restoran Valhalla. Tuleb välja, et see on kirik, on Harju Jaani hoopis just. See peaks nüüd olema Harju Jaani kirik, nagu ma kirjade järgi aru sain. Anja vallas on Anja looduskaitseala, aga sõitsin sinna ja oli mingi silt ilusti näitas siit, et siit läheb. Siin oli keelumärk ees.
hästi mõttekas. Väike pilt ka Anja mõisast. Siin arvata võib, et asub Anja vallavalitsus. Kus Gabriel on? Jagala jõel. Tün. Siia alles ehitad igavene vägev sild. See on tõesti äge. Huvitav, kas ma oleksin võimeline mõtlen seda äärtset kõndima sinna, vist mitte. Prontsat on siia vette. See ei ole küll eriti sügav. Siit üle läheb see Piibe maantee. Ja see jõgi suundub siit siis Jagala joa suunas. Kui palju siit minna anda tiirutab, see on päris palju. Palun, ka Soodla Kivisillapõl on infostend ja puha. Siin põllu peal hästi lõhnab rapsi järgi. Väike raps juba kasvab siin. Nii. Need linnud, kelle pärast ma tulin, keerasid nagu tagasi kõik. Tagasi linnud, tagasi. Kuigi siin lähedal on haisev Kehra paberivabrik. Näitab see samalt, see on puutsas, et siin peaks päris puhas olema õhk. Aga tegelikult samas need lehed on mingit rokka täistöiega, et ma ei kujuta ette. Aga siin, see on mingisugune maja koht, kus ma olen. Siin on kelder. Et kes see tasub minna. Vaata, oli sama. Ega siin enam vana mõunamuusi vist ei ole. Siin on mingi vana maja koht. Sellest elus siin meenutavad ainult müürid, sammaldunud õunapuud ja väike lillepeenar. Tundub, et see vihm, mis mul tundus, et hakkab varsti sadama, ongi kohale jõudnud. Üle maant on siis mõned fauna esindajad kah. Mina bioloog nüüd ei saa aru, kas see on Rappere raibe. See on kunagi botaanika-tunnis. Kõik lahkasime või on see raps. Jätkame siis Soodla poole. Nii, nüüd sõidan siis täielikult Kepsu järgi Kaberlasse, Kaberneme olen sattunud siis sihukese tee peale. Aga päris kena on ju. Et sealt tuleb mulle tee peale seltskonda. Teeb, ma ei tea. Koerad siis kadusid. Nii, rannaparkla on 1 kilomeeter. Aga ma loodan, et siit saab ka Kaberneme mere äärde ja ehk on inimtühi. Vaja ju ujuma minna. Hilised seenepoisid siin pingutavad ennast veel. Tuletab meelde nagu sihukest tahkuna kandi metsa. Kolme bussitäit jaapanlasi siin rannas just ei ole, aga sellest on piirivalvelaev 103 siin. Siia ma olen siis laagri lahti ja piirivalve valmsa silma all lähen ujuma. Mere ääres suppi soojendada ei saa, kuna seal passib valvas piirivalvelaev. Kus ta siit on, torm või? Merede hirm igatahes.
Katelok on ka liiva täis. Ma ei saa aru, kes siit söömas käis nüüd. Vahepeal olid vihmapisad, siis õnneks nüüd need on üle jäänud. Seal on ka selget taevast. Aga see kõik on meie oma tegelikult. Noh, ma pean hakkama oma potti siin pesema, siis nüüd kuidagi pidi. Hallo? Palun ulatuge siiani. Ikka on sitane. Nüüd sai vähe puhtamat võtmist. Üritasin siin jälle vana kavalat trikki teha, et segada see tehniline piiritus puskuriga, selle grilli süütajaga. Vahest ei lähe see mul läbi eritest, aga praegu paistab, et vist isegi läheb. Noh, vaatab, mis sellest vägedavast kalasupist nüüd saab. Hurraa, tuli põleb. Hurraa, on keema hakanud mu vaiksev supilurr. Täitsa keeb kohe. No nii. Lusikas puutakse. Tiigutame ka siis. Ohoo. No nii, valmis sai mu supike. Üritan siis sisse kimada seda nüüd. Looduses isegi maltsab. Koduse kõlvalt küll süüa. Mina tegin. Siin mere ääres hakkab suht pimedaks kiskuma. Meretirm on ka mingi tule endal põlema pannud üleval, masti tule. Aha, randatirm hakkab koju minema, siis täitsa nagu selle tahkuna lähedal, kus kohas on need kaevikud seal ja asjad, selle kandi sarnane rand. Tunnen ennast nagu kodus. Viimane pilk veel kaunile rannale. Mõnus on siin olla, kui siin kedagi pole talvel. Noh, peaaegu talvel. Algul ma arvasin siin nagu teha väikest lõketega. See on suht igav. Mereni on ka päris maad siin ja isegi kohise. Ainult sääsed järavad. Nii, 103 on siis seal. See saare peal on ka mingi tuli. Nii ämblak läks, et